Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, kell on 6 minutit 1 läbi ning otse-eetris on värske Krimiraadio. Saadet juhin seekord mina, Karel Reisenbuk, ilma Raul Ranneta, kuid see eest on minuga Krimiraadio tavapärane ekspert, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes nagu Krimiraadio kuulajad kindlasti teavad, siis jagab oma erialaseid teadmiseid tänapäeval eraäris. Andres, ma loodan, et külm pole sind nädalaga ära võtnud, autod pole pidanud krokodillidega käivitama. Pigem ma arvan, et ma olen isiklikult külmast võitu saanud, nii et mul on isegi palav ja ma olen isegi hakanud tuvasid tuulutama, et natuke jahedamat õhku sisse saada. No võin öelda, et minul läks autoga korra napilt, aga õnneks polnud seal midagi kriminaalset. Nali naljaks, läheme nüüd saate enda juurde. Saate teises osas tuleb juttu riigi plaanist muuta narkoseaduseid nii, et saavutatakse see eesmärk, kus oleks selgemalt eristatud uimasti sõltlased ja kurjategijad. Ühed karistused siis leeveneksid ja teised omakorda läheksid karmimaks. Kas ja kuidas need muudatused aitaksid ning milline meil olukord narkootikumidega tegelikult üldse on? Sellest aitab meil aimu saada peaasjalikult just narko- ja organiseeritud kuritegevusega tegelev riigiprokurör Raigo Aas. Ent saate esimeses osas võtame ühenduse Kuku Tartu stuudioga, kus on koha sisse võtnud majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Gert Raudsepp, kellega võtame ette Tartu ringkonnakohtu möödunud reedese otsuse, millega mõisteti Tartu abilinnapea Priit Humal toimingupiirangu rikkumises ja ettevõtja Parvel Pruunsild sellele kaasa aitamises õigeks. Gert Raudsepp, tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Ma arvan, et me võib-olla peaksime kõigepealt alustama sellisest mäluvärskendusest. Mida siis prokuratuur täpsemalt abilinnapea Priit Humalale ning ärimees Parvel Pruunsillale ette heitis? Priit Humalale heideti ette siis toimingupiirangu rikkumist eriti suures ulatuses ja Parvel Pruunsillale siis sellele teole kaasa aitamist. Minnes siis, konkreetsemalt natukene selle üle, et mida me seal kohtus arutasime, siis sündmustik keerles Tartu linnas Kuperjanovi 9 asuva maja ümber, mida siis rahvakeeli teatakse ka kui ERMi vanahoone. Ja kõik need varasemad kokkulepped, mis siis olid siin linnal tehtud, siis päädisid sellega, et linnal oli esmajärjekorras siis õigus seda hoonet RKS-ilt omandada. Erinevatel põhjustel see teema siis oli väga pikalt venima jäänud kuni aastani 2022, mil siis see teema väga päevakajaliseks tõusetus. Ja selle prokuratuuri poolt kohtusse saadetud süüdistusakti kohaselt siis tegeles ja otsustas Priit Humal linnavalitsuse liikmena selle kinnistu omandamisest loobumisel toimingupiirangut rikkudes. See Priit Humale tegevus siis süüdistusakti järgi seisnes selles, et ta mõjutas seda otsust sisuliselt, mis puudutas siis linna eelarvevahendite kasutamist ja samas ka seda kinnistu otstarbekuse analüüsimist ja samuti siis lõpuks osales ta ka selle otsuse vastuvõtmisel, millega siis linn selle kinnistu omandamisest lõpuks loobus. Ja siin on oluline märkida ka siis seda, et selle süüdistusakti kohaselt olid Priit Humal ja Parvel Pruunsild seotud isikud läbi siis selle fakti, et viimase tegevuse seisund mõjutas siis oluliselt ja vahetult Priit Humalat ametiisikuna. Ja seetõttu siis leitigi süüdistusaktis, et Priit Humal ei oleks tohtinud selle otsuse sisulises suunamises ega tegemises osaleda. Seotud isik, Andres, kas sina saad aru, mis asi see seotud isik on? Siin on mitmel teiselgi puhul sellest seotud isikust juttu tulnud. On see sulle selge? Oled ka sellega ju erikomisjonis omal ajal tegelenud? Jaa, mis ma tahan öelda on see, et ma arvan, et paljud need kaasused, nüüd see sama kaasus, eks ju, millest Raudsepp räägib ja ka siin mitmed eelnevad kaasused meid peaksid, ütle mitte meid, aga siis ka seaduse tegijaid suunama sellele, et natukene seda seotud isikut ikkagi selgitada. Üks asi on inimese tunnetus,
et kui näiteks arutatakse mingit teemat kohalikus omavalitsuses eriti, siis inimene peaks ise tunnetama seda, kas antud juhul on see temaga seotud isik või mitte, sest see on väga subjektiivne. Ja omal ajal, kui see korruptsioonivastase seadusesse need sätted sisse tulid, mina töötasin siis Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni, erikomisjoni esimehena, mäletan, meil oli vaidlusid väga palju, sest Eesti õigusruum iseenesest ajaloolist, Saksa õigusruumist me tuleme, eks ju, ja inimesed tahavad väga selgeid definitsioone, kes on seotud isik, peab olema väga selgelt välja toodud siis kas tema mingisugune sugulasaaste või tema mingisugune, ma ei tea, muu seotus, näiteks see, et on klassivend või koolivend, ja see tekitabki probleeme, et kui me nüüd lähme kohtusse, eriti veel kriminaalsüüdistustes, kus seotud isiku staatus ei ole väga selgelt ka seaduses ära kirjutatud, siis me jõuame nendesse olukordadesse, kus ühiskond pole rahul, kohus teeb oma otsuse, prokuratuur jääb enda juurde ja see eeldab seda, et me peame siin leidma mingi lahenduse kindlasti. Me nende probleemide juurde jõuame kindlasti selle saate jooksul veel, aga Gert Raudsepp, prokuröride suust kõlab ikka, et enne kui asjaga kohtusse minnakse, siis peab tekkima prokuröril selline teatud siseveendumus tõenditele otsa vaadates. Mis teile selleks siseveendumuseks alusta andis? Ma alustuseks lõerin selle ära, et see siseveendumus, et see ei ole mingi mõiste, mis oleks nii-öelda prokuröride poolt välja mõeldud või mida me nii-öelda omaalgatuslikult kasutama hakanud oleksime, vaid tegemist on siis lausa kohustusega, mis tuleneb siis kõigile prokuröridele seadusest. Ja kui nüüd konkreetsemalt selle siseveendumuse käesoleva kaasuse juures sellest rääkida, siis see siseveendumus saab tekkida nende tõendite pinnalt, mis seal kriminaaltoimikus kogutud on. See ei teki sellise pealtvaatamise pealt, vaid neid tuleb konkreetselt sisustada, analüüsida, omavahel seostada ja siis kogu selle tulemusena siis jõudagi vastuseni, et kas see tegu, mida siin ette heidetakse, vastab süüteokoosseisule. Kui me räägime nüüd sellest konkreetsest kaasusest, siis selle siseveendumuse tekitajad olid eelkõige need erinevad e-kirjad, aga samas ka need jälitustoimingutega kogutud andmed peamiselt siis, mis seda siseveendumust kujundasid. Ja nendest nähtus siis prokuratuuri hinnangul süüdistuse akti kohtusse saatmisel, et see suhtlus selle K9 teemal on toimunud. Samuti oli tuvastatud siis ka Priit Humala suhtlus teiste linnaametnikega, kes selle otsuse tegemisel osalesid ja samamoodi siis ka kogu see nii-öelda sisu, mida seal arutati ja mida siis sai ka kohtus üksikasjalikult uuritud ja ka pooltega sel teemal vaieldud. Ja kokkuvõtteks siis see siseveendumus mis tekkis, oligi see, et nendest tõenditest sai järeldada seda, et selle otsuse tegemisel lähtus Priit Humal siis Parvel Pruunsilla erahuvidest. Et loomulikult praegu tagantjärgi nii-öelda on mõlemad kohtud seisukoha võtnud ja selle siseveendumuse ümber lükanud, et seda tuleb ka arvesse võtta. Mis siis ikkagi juhtus, kas kuidagi see süüdi ja koosseis oli teil ikkagi kuidagi liiga õhukeselt kokku pandud või? No seda kindlasti väita ei saa, lihtsalt nagu tegelikult väga õigesti enne härra Anvelt ütles ka, siis see on äärmiselt subjektiivne. Et kui sisustada seda, et milline on see nii-öelda oluline ja vahetu mõju, eks, siis seda teab ju eelkõige see inimene ise, kellele see nii-öelda mõju avaldub, eks. Ja meie puhul oli see, et meie pidime seda nii-öelda vaatama siis kõrvaltseise pilgu läbi ja neid tõendeid analüüsides siis prokuratuuri hinnangul see vahetu ja oluline mõju oli olemas. Andres. Ja, ma lihtsalt ühe täiendus ütlen siin, et mis meil härra prokurör rääkis, eks ju, prokuröri siseveendumusest süüdistusakti koostamiseks, aga siseveendumus ja tõendite hindamine ja siseveendumus tähendab, on ka aluseks kohtunikul, kui ta neid tõendid hindab. Ja siin tuleb lähtuda muidugi ühest asjast. Ma lihtsalt tahan nagu selgitada seda, et kui süüdistusakti koostamisel arusaadav, et ükskõik kui objektiivne prokurör ei ole, siis ikkagi lähtub ta sellest, et need tõendid, mis on kogutud ja nende vahenditega, võimalustega, mis on kogutud, ei kinnitavad, ütleme, süüstamist. Kohtunik on aga kohustud vaatama seda natuke laiemalt. Ma loen kohtuotsusest välja, et
et ikkagi see ERMi näitusemaja omandamisest loobumise otsus oli kuidagi linnavalitsuses konsensuslik ja Humal ei suunanud seda kuidagi sisuliselt. Milline ikkagi see konkreetne hetk või tegu oli, mille puhul prokuratuur arusaamani jõudis, et see on miskit moodi kriminaalne toimingupiirangu rikkumine? Kui me nüüd konkreetselt süüdistusakti piirest räägime, siis see nii-öelda etteheidetav periood oli siis eelkõige oli see kuupäev 9. jaanuar 2023, mil see otsus linnavalitsuse poolt vastu võeti, milles osales ka Priit Humal, aga samuti oli ju sisustatud ka seda nii-öelda seda otsuse mõjutamist või otsuse sisulist mõjutamist ja see leidis aset 2022. aasta teises pooles. Küll aga selle nii-öelda konkreetse olukorrale näpuga näitamisel me peame mõistma seda, et kui me räägime siin korruptsiooni või majanduskuritegudest, siis lisaks sellele nii-öelda kuriteo toimepanemise hetkel on hästi oluline kajastada ka kogu seda sündmustikku ja olustikku, mis siis selle ümber toimub. See hõlmab siis nii seda, kui mis toimub enne, aga samas ka seda, mis toimub pärast. Et me peame möönma seda, et tegemist on nagu sellise mingil moel puslega ja meie eesmärk ongi hästi palju neid nii-öelda tükikesi sinna juurde näidata. Et sellepärast võib-olla konkreetse kaasuse puhul ka, et kui süüdistusakti kohaselt see otsus võeti vastu 9. jaanuaril, siis tegelikult on oluline näidata ka seda, et kuidas me sinna punkti jõudsime. Ehk siis kogu see ajalugu, mis puudutas seda K9 nii-öelda kinnistu ostmist, millised need protsessi varasemalt sellega aset leidsid, aga samuti ka seda, et kui meie eesmärk oli näidata siis, et millisel viisil on mehed seotud, siis tuleb näidata seda suhtlust, mis nende vahel on toimunud siis ka nii enne kui ka pärast seda nii-öelda otsust. Ja näiteks siis sellel puhul oligi oluline näidata ka seda, et kui näiteks 2021 aasta koalitsioonileppe läbirääkimised olid, et siis ja päevakorda tuli ka selle nii-öelda K9 kinnistu saatuse otsustamine, siis sellest Priit Humal teavitas Parvel Pruunsilda. Või siis näiteks on oluline ka kohtule näidata seda, et mis juhtus siis pärast seda, kui see kinnistust loobumine oli linnavalitsuse poolt vastu võetud. Ehk siis, et hästi lühidalt veel kokku võetuna, et oluline on see nii-öelda aeg, mil see toimingupiirangu rikkumine aset leidis, küll aga tihtipeale tuleb selle mõistmiseks sisustada seda ka sündmustega, mis toimusid enne ja pärast. Selle seotuse juurde me tuleme kohe pärast seda tagasi, kui oleme kuulanud ära väikese reklaamipausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi, täna juhib saadet tavapärase Duo asemel ajakirjanik Karel Reisenbuk üksi, kuid lisaks minule on stuudios ka meie hea ekspert Andres Anvelt. Saate esimeses osas oleme rääkinud Tartu abilinnapea Priit Humala ja ärimees Parvel Pruunsilla kohtusaagast, kus siis mehed hiljutise ringkonnakohtu otsusega korruptsioonikuritegudes õigeks mõisteti. Ja selles asjas annab meile vastuseid Kuku Tartu stuudios majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Gert Raudsepp. Kohus märkis, et Pruunsillal on erakond Isamaas, kus siis on ka abilinnapea Priit Humal, märkimisväärne mõju ja tema arvamusega arvestatakse. Samas ei tuvastanud kohus, et Humal oleks saanud abilinnapeaks tänu Pruunsillale või Pruunsild oleks saanud mõjutada teda kuidagi kohast loobuma ja teoreetiline mõju pole kohtu hinnangul piisav. Ma nüüd pisut provotseerin, aga äkki te püüdsitegi selle asjaga kuidagi seda piiri niiviisi nihutada, kus lihtsalt selline suur mõju ilma, et keegi mingi kindla käsu kätte annaks, võiks siis muutuda mingit pidi tulevikus karistatavaks? Kindlasti see niiviisi ei olnud, et kui me räägime nüüd sellest konkreetsest nii-öelda selle seotuse ühest elemendist, mida me seal süüdistusaktis käsitlesime ja kohtus arutlesime ka, siis selle ilmestamiseks, et see võimalus on, siis tegelikult me kirjeldasime ka ühte seda intsidenti, mis seal linnavalitsuses aset leidis ja mis siis puudutas ühte seda voliniku tegevust ja siis tema nii-öelda sealt volikogust eemale jäämist. Et selles mõttes, et kindlasti ei olnud tegemist sellise nii-öelda hüpoteetilise olukorraga, kus prokuratuur pidas seda võimalikuks
ja siis nii-öelda sellega mindi kohtusse. Aga siinkohal on oluline rõhutada seda, et kohus on otsuse teinud ja kohus on selliselt leidnud ja muuhulgas õigeks mõistnud siis mõlemad süüdistatavad. Ühe asja tahaksin veel ära klaarida, nimelt mainisite enne ka e-kirju ja seda suhtlust. Kohtus tunnistati prokuratuuri meetod ebaseaduslikuks siis Humala ja Pruunsilla vaheliste e-kirjade kättesaamiseks. Mis te siis valesti tegite, mismoodi te hankisite neid? Selles mõttes jah, et kohus ütles, et tegemist on lubamatu tõendiga. Kui me räägime sellest, et millisel viisil need hangitud olid, siis tegelikult see ei erinenud absoluutselt sellest praktikast, mida oleme ka varasemalt nii-öelda kohaldanud ja samuti sellest praktikast, mida tegelikult Riigikohus on pidanud aktsepteeritavaks. Et siin aastaid tagasi nii-öelda Toobali ja Laasi kriminaalasjas tegelikult Riigikohus sellist võimalust meile kinnitas. Kui konkreetsemalt rääkida sellest, et kuidas me need kogusime, siis need sai kogutud päringuga ja tehti siis sellele serveri nii-öelda majutusteenuse pakkujale päring, et palume need e-kirjad väljastada ja selle päringu nad ka täitsid ja seeläbi me need e-kirjad ka saime e-postkasti. Siin tuleb möönda seda, et õigus kui selline on tegelikult meil ju ajas väga kiiresti muutuv, sealhulgas muutub ka kohtupraktika, eks, ja siis tulebki nüüd analüüsida seda, et millisel viisil ja kas erineb siis sellest varasemast Riigikohtu poolt paika pandud praktikast. Andres, kas sul oli repliik? Jaa, ma ühe väikse repliigi ütlen võib-olla mitte kui siis õigusvaldkonna inimene, aga ka kui inimene, kes on olnud poliitikas siin üle 10 aasta kõvasti, et antud juhul, mis mulle peegeldub sellest asjast vastu ja ma ei räägi praegu niivõrd mitte kui jurist, ma räägin kui ühiskonna vaatleja, siis kus see konfliktikene nagu välja tuleb. Ehk me proovime ühe kriminaalasjaga lahendada olukorda, kus me taunime teatud ühiskonna liikmete, rikkamate liikmete siis mõju ühele teisele erakonnale, poliitika kujundamisele ja nii edasi. Ehk ma millegipärast pelgan seda kui libedat jääd, sest see on see asi, mis peaks jääma just nii-öelda neljanda võimu ehk ajakirjanike teha, seda paljastada, seda näidata seda valijatele, et nad saaksid teha oma otsuseid. Siin antud juhul, mis nagu mina näen selle Laasi ja Toobali asjast natukene välja tuleb, on see, et seal omavahel tegelikult ju poliitikud madistasid. Praegu me näeme seda, kas keegi on poliitikat kujundanud ja sellepärast need õigusolukorrad on natukene teistmoodi ka tajutavad ka mulle kõrvaltvaatajale. Mida ma tahan öelda on seda, et selliste asjade puhul peab natukene vaatama neid teisi toone vahepeal. Ma saan aru, et prokuratuuril on see keeruline, aga iseenesest demokraatlikus ühiskonnas peavadki paljud asjad lahenema selle pinnalt, kuidas ühiskond seda kõige paremaks aktsepteerib. No viimasel ajal on saanud popiks sõna nagu õigusselgus. Gert Raudsepp, kas nüüd ka selles asjas on prokuratuurile õigusselgus saabunud või kavatsete sellega ka Riigikohtusse edasi minna? No tänasel päeval me oleme olukorras, kus ringkonnakohus on otsuse teinud. See otsus on olnud õigeks mõistev ja siis me olemegi nüüd olukorras, kus esmane hinnang sellele prokuratuuri süüdistusele on antud maakohtu poolt. Apellatsioonimenetluses on prokuratuuril olnud siis võimalik ka neid seisukohti proovida ümber kujundada. Ringkonnakohus nendega nõustunud ei ole. Ehk siis 2 kohtuastme põhimõtteliselt need otsused on samasugused. Puutuvalt selle kassatsioonkaebuse esitamisse, siis täna seda ei ole võimalik öelda. Et see otsustamine on väga sisuline protsess, seda ei saa teha vahetult pärast selle otsusega tutvumist, vaid see eeldab siis väga põhjalikku õiguslikku analüüsi, seda otsust tuleb sisuliselt mitu korda lugeda, tuleb kõrvutada ringkonnakohtu otsust, maakohtu otsust, prokuratuuri seisukohti kogu selle kohtumenetluse käigus ja samamoodi siis vaadata nende valguses uuesti üle ka see tõendipagas. Ehk siis, et see edasi kaebamise otsus ei saa kunagi sündida sellise ühekordse lugemise järgi ja vaid see eeldab siis põhjalikku analüüsi. Et kindlasti ma saan kinnitada, et see otsustamine saab väga põhjalik olema. No
Parvel Pruunsild ja Priit Humal on mõistagi olnud meedias prokuratuuri pihta üsna kriitilised ja ütlevad, et prokuratuuri huviks oli selle süüdistusega kätte saada Pruunsilla arvuti ning kirjavahetused ja muud isiklikud dokumendid ning praegune see uus nii-öelda Isamaa rahastusega seotud kriminaalasi, mis siin ka vaikselt podisemas on lihtsalt selle jätk. No kuidas te kommenteerite, kas saite oma tõendid kätte? Prokuratuur ei menetle mitte kunagi inimest, vaid tegusid. See tegevus on suunatud siis konkreetse kahtluse kontrollimisele ja see toimub ainult seaduse alusel. Ja prokurörid on ametnikud, mitte poliitilised otsustajad. Prokurörid ei tegele kunagi kellegi käsul ega mingisuguse üldise poliitilise huvi alusel. Konkreetsemalt antud hetkel see kriminaalmenetlus saigi alustatud just nimelt selleks, et tekkida kahtlust. Kui selle kahtluse kontrollimisel siis otsustasime, milliseid tõendi kogumise viise kasutada, siis päris mitmed nendest eeldasid ka kohtuluba. Näiteks teostati siis kriminaalmenetluses jälitustoiminguid, milleks loa saamiseks tuleb siis põhjalikult ära näidata seda, milline see kuriteo kahtlus on ja samuti seda siis, et millised tõendid meil seda võimaldavad järeldada. Ja seda kontrollib kohus väga põhjalikult. Samamoodi, kui need jälitustoimingud said teostatud, siis oli vajalik teostada ka läbiotsimisi ja läbiotsimiste puhul on taaskord siis vähemalt käesolevas kaasuses küsitud luba nende teostamiseks kohtu käest. Samamoodi tuleb ära näidata ka see, et milline see põhjendatud kuriteo kahtlus on ja millistele nii-öelda tõenditele tuginedes see tekkinud on ja samamoodi, et mida me otsima läheme. Ja seega, mis ma tahan öelda, ongi see, et meil kindlasti ei ole see kriminaalmenetlus mingisuguse varjatud nii-öelda eesmärgiga ja samamoodi kogu selle kohtueelse menetluse käigus on tegelikult see kohtulik kontroll toiminud ja midagi sellist ka kohtute poolt tuvastatud ei ole. Ma tõmbaksin korra seda asja nüüd laiemaks. Te ütlesite ise pärast seda Humala ja Pruunsilla otsust, et kohtupraktika on olnud neis asjades muutlik ja seetõttu oli vaja kohtult ka hinnangut. No riik maksab nüüd ligi 300 000 eurot Humala ja Pruunsilla kaitsekulusid. Kas kriminaalmenetlus on ikka kõige odavam ja õigem tööriist sellise õigusliku ebamäärasuse testimiseks või peaks äkki kuskil mujal ikkagi toimuma? Selles mõttes ei ole kriminaalmenetluse eesmärk kunagi midagi testida või katsetada. Mõelgem näiteks juba selle peale, et kui me räägime kriminaalmenetluse alustamisest, siis meile kehtib legaliteedi printsiip, mis tähendab seda, et kui kuriteo tunnustele vastav tegu on olemas, siis me peame kriminaalmenetluse alustama. Samamoodi on see ka pöördvõrdeliselt selline, et kui seda tegu ei ole, siis meil ei ole võimalik seda alustada. Need kriteeriumid süüdistuse esitamisel on veelgi nii-öelda tugevamad või rangemad, ehk siis, et sellist nagu nii-öelda lihtsalt puhtalt huvist ja õigusselguse saamiseks testimist meil ei ole võimalik üleüldsegi teha. Et see nii-öelda süüdistus peab siis vastama nendele nõuetele, mis seaduses ette nähtud on, eelkõige siis kirjeldatud tegu peab vastama süüteo koosseisule. Küsimus sellest, et nagu me tegelikult põgusalt enne ka rääkisime, et see tõendipagas, mis selle süüdistuse esitamisel on üks. Teine osa sellest on aga need tõendid, mida kaitse soovib esitada. Ja samamoodi tuleb arvesse ka võtta seda, et see tõendipagas, vähemalt prokuratuuri oma ei pruugi siis nii-öelda lõpuni samasugune olla. Et kas või käesoleva näite puhul need e-kirjad või siis need sideandmed, eks, ja kogu see tõendipagas, mis lõpuks alles jääb, võib-olla võimaldab teha siis erinevaid järeldusi sellest, et milline see nii-öelda tegu on või milline see karistusõiguslik hinnang sellel on. Andres, sa soovisid ka? Jaa, ma lihtsalt, kuna me see teema kohe lõpeb, ütlen oma arvamuse, oma ekspertiisi läbi oma siis õiguspraktika, et see, millest meil lugupeetud härra Raudsepp räägib, on ideaalmaastik. Olen oma igapäevases tegevus nii praegu kui ka ennem kohanud olukordi, kus ikkagi prokuratuur ütleb täpselt vastuoluliselt mõne, ütleme siis kuriteo kahtluse korral ütleb, et ei ole mõtet alustada või ei saa alustada, kuna see on liiga riivav inimeste, ütleme siis eraelu või mis iganes, teistpidi ütleb, et teistpidi ei ole võimalik tõendid koguda nagu siin. Samuti me näeme Riigikohtu praktikast ka neid arvamusi, et
et tihtipeale jälitustegevusele antakse meil kohtutest liiga kergeäälisi neid lubasid jälitustegevust läbi viia. Ja kolmas asi, me kõige selle suure ideaalmaastiku juures me ei saa unustada ühte asja ikkagi veel. Ehk et prokuratuur ehk riiklik süüdistus on ikkagi osa õiguskaitsesüsteemist ja seal tihtipeale ei saa välistada seda, et üks õiguskaitsesüsteem ka positiivselt mõjutab ka näiteks prokuratuuri mingi otsuseid tegema, mida me nägime meie politseijuhtide kriminaalmenetlusest. Paraku ei ole aeg kummist majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Gert Raudsepp. Aitäh, et tulite sellele asjale prokuratuuri vaadet täna selgitama. Meie teeme siit veel ühe väikese pausi ja siis oleme tagasi juba uue teema ja uue külalisega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanik Karel Reisenbuk ning Krimiraadio ekspert, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt ning nagu lubatud, vahetame nüüd teemat ja ka külalist. Nimelt plaanib riik muuta narkoseaduseid nii, et oleks selgemalt eristatud siis uimasti sõltlased ja kurjategijad. Oma vaadet asjale on meile valmis nüüd siin Tallinna stuudios jagama riigiprokurör Raigo Aas, kes tegelebki just narko- ja organiseeritud kuritegevusega. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Raigo Aas, kui riik ütleb nüüd selgelt, et sõltlane ja kurjategija ei ole sama asi, kas see siis tähendab seda, et seni on neid Eestis sisuliselt koheldud ühe ja samana? Ei ole koheldud ühe ja samana, et tegelikult on meil karistusseadustikus, aga kriminaalmenetlusseadustikus olnud juba ligikaudu 10 aastat võimalus kohelda siis erinevalt neid isikuid, kellel on sõltuvusprobleem ja kes on seetõttu toime pannud mõne kuriteo ja samuti siis kohelda karmimalt neid, kes on siis kuriteo toime pannud varalise kasu saamise eesmärgil või siis mõnel muul motiivil. Andres, mismoodi teie politseis omal ajal sõltlastel ja diileritel vahet tegite? Mul on jäänud justkui mulje ja näinud ka mingisuguseid väga vanu videoklippe, kus siis joosti maha vaata, et kõik, kes narkootikumidega kuskil vahele jäid ja küsimusi rohkem suurt ei esitatud või eksin ma? Ei, sa ei eksi. Iseenesest me räägime, kui me räägime narkootikumidest Eesti kriminaalsel turul, siis selline politsei poolt teadlik töö hakkas sellel 90 aastate teisel poolel pigem, seepärast ennem oli see juhu teema ja siis, kui meil hakkas turule tulema jõuliselt, amfetamiin, ekstasid ja kõik muud sellised, kokaiin ja siis võeti see teema ette nagu sügavamalt, tekkisid narkorühmad politseis. Mis ma tahan öelda on see, et politsei oma igapäevatöös on kindlasti proovinud selles ka tol ajal vahet teha, sest mispärast? Esiteks, kui sul on sõltlane, siis tihtipeale sõltlane on tee diilerini, eks. Ja sõltlane võis olla politseile mingil hetkel, siis nagu öeldakse, liitlane, kes kelle suhtes ei kohaldatud neid rangeid meetmeid nagu vahi alla võtmised, midagi muud sellest, aga me väga kiiresti õppisime ka ühe asja ära. Ja seda tuleb arvestada ka nende võimalike seadusemuudatuste puhul. Ega narkokurjategijad on väga loomingulised inimesed. Isegi see tänava müügivõrk juba tol ajal jagati ära niimoodi, et need, kes suunati näiteks viima mingit kogust punktist A punkti B näiteks ühele kliendile, see läkski selle sama väikse kogusega, et kui ta vahele jäi, siis ta oli sõltlane ja seetõttu oli tema suhtes olukord leebe, kuigi teguta osa narkokuritegelikult võib öelda siis sündikaadist. Ma ei tea, Raigo Aas, kas te näete siin samamoodi mingisuguseid selliseid ohte, kui siin teatud seltskonna karistusi leevendatakse? Teatud ohud kindlasti on, aga praegu me räägime siis sellest jälle väljatöötamiskavatsusest, VTK siis see lühend, ja seal me saamegi nii prokuratuur, politsei ja siis teised osapooled anda selle tagasiside, selle esmasele väljatöötamiskavatsusele ja kaardistada ära ka need võimalikud ohud. Ja kindlasti teatud ohte me näeme, kui siis suure koguse piirmäär tõuseks kõrgemale senisest märgitud kogusest või siis, kui seal on ka muud muudatused.
Raigo, millise hinnangu te senisele Eesti karistuspoliitikale annate, on see aitanud narkoprobleemi miskit moodi ohjata või on meie karistuspoliitika ikkagi ammendunud, et käime probleemil sammu taga ikkagi? No ma olen seisukohal, et ainult karistuspoliitikaga ei siin Eestis ega kuskil mujal maailmas me seda probleemi, mis on tingitud narkootikumide tarvitamisest ja narkokuritegevusega, et ainult karistuspoliitikaga me seda ära ei lahenda, et karistuspoliitika ja siis ütleme politsei, prokuratuuri ülesanne siis kärpida seda pakkumuse poolt. Seal on väga suur osa teisel poolel, ehk siis see ennetus, teenus ja ravi, et see tarbimine väheneks, et ei oleks ka seda nõudlust. Milline see pilt praegu on? Igapäevaselt te sellega, Raigo, kokku puutute, kui vaadata seda narkosurmade arvu ja ainete kangust, siis kas me oleme täna paremas või halvemas seisus, kui ma ei tea, näiteks siin 5 aastat tagasi? Ja, kui ma toon veel selle eelmise mõtte jätkuks, et üks selline suur edulugu on meil tegelikult varasemalt olnud, see oli siis 2017-18 aasta, kui kinni peeti siis sellised peamised fentanüüli turu valitsejad Eestis. Vennad Kärbergid. Jah, Vorobei, seal olid osad veel, kes said siis ka vanglakaristused ja seejärel tekkis olukord 2018 kuni 2021, kus sisuliselt fentanüül ja selle analoogid olid meil turult kadunud ja see kajastus ka otseselt nende üledoosides põhjustatud surmade arvu languses, et see vähenemine oli 3-kordne ja see on siis selline asi, mis eristub ka siin Euroopa või selles maailma statistikas, kus me saame selle välja tuua, et tõesti ühe eriti ohtliku aine turult äravõtmine, et see tõepoolest siis kajastub ka selles, et see narkootikumide ohtlikkus või see mõju mõneks hetkeks siis ühiskonnas vähenes. Kui me nüüd räägime sellest, ütleme viimase 5 aasta trendist, siis nüüd me oleme tagasi sarnases kohas, kus olime möödunud 10. keskpaigal, meie üledoosides põhjustatud surmade arvud on taas väga kõrged, ehk siis seal 100 piirimail viimastel aastatel, kui vahepeal oli seal 3-40 vahel. Ja kui ma nüüd räägin nendest trendidest, mis me siin näeme, tooksin välja siis 3 asjaolu, et ühelt poolt on need sünteetilised opioidid, et kui me enam ei ole turul fentanüül see valitsev sünteetiline opioid, vaid on nitaseenid, aga ka täiesti uued sünteetilised opioidid. Teiseks on märgata, et kokaiin on üha kättesaadavam, selle puhtustase on märgatavalt tõusnud, ütleme eelmise 10. keskpaigaga, ja kolmandaks me näeme ka siis sellist segatarvitamise kasvamist, ehk siis alkohol, rahustid, ergatuvad narkootilised ained ja need siis põhjustavad samuti üledoose, surmasid. Kas ma olen väga valel teel? Ma saan, et numbrid tegelikult vist ei ole kõik veel koos, aga üledoosi surmad põhjustatud siis kokaiini tarvitamisest, ma saan aru, et on ikkagi üsna kõrged ja vaata, et hakkavad rekordeid tegema või? Jah, et möödunud aasta andmeid veel ametlikult ei ole kinnitatud, aga mis me näeme viimaste aastate trendina, et nende surnute või siis hukkunute osakaal, kes on tarvitanud kokaiini, et see on ajas kasvanud ja tõepoolest siin esialgsed hinnangud näitavad, et möödunud aastal ligikaudu veerandil puhkudel oli siis tarvitatud kokaiini. Miks see nii on? Kas on põhjus ikkagi selles, mis te mainisite, et lihtsalt see kokaiin, mis siia tuleb, on niivõrd puhas, niivõrd kange, et ei osata doseerida või mis see põhjuse kokaiin justkui ei ole meie teadvuses olnud selline meeletult ohtlik narkootikum? Jah, et see on väga õige märkus, et seda kokaiini ei ole justkui peetud nii ohtlikuks, et võrreldes siis näiteks sünteetiliste opioididega, et ongi selline meelelahutuslikus eesmärgil nädalavahetuseti tarvitatav, no kui me räägime valdavalt selle kokaiini tarvitajaskonnast, aga mis me näeme, samuti siis jälle ütleme viimase 5 aasta trendina, et reovee uuringutes kokaiini osakaal on märgatavalt kasvanud, et ongi kanep ja kokaiin, et mille tarvitamine on siis ka reovee uuringute kohaselt kasvanud. Kokaiini hind on lõpptarbijale sama, mis ta oli 10 aastat tagasi, vaatame elatustaseme tõusu, miinimumpalka, keskmist palka, need on 2-kordistunud selle 10 aastaga.
ehk see on märgatavalt kättesaadavam ka inimestele ning samuti on kasvanud ka siis kokaiini puhtustase, et miks kokaiini hind on samaks jäänud, ongi see, et hulgihind on märgatavalt alla tulnud, kokaiini puhtustase tänaval on siis sisult 2-kordne, mis ta oli 10 aastat tagasi ja see lõppdiiler, ta ei peagi hakkama seda lahjendama, vaid sisuliselt ta müübki seda sarnasel kujul edasi, kui see siis Lõuna-Ameerikast Euroopasse jõuab ja Euroopast Eestisse. Andres, sa soovisid täiendada? Jaa, siin on paar asja, mida kindlasti peab natukene veel täiendama. Üks asi, olen siin praegu oma Soome kolleegidega, koos endiste kolleegidega tegemas ühte Soome seriaali ja sellepärast oleme teinud Soome ka endiste kolleegidega päris palju taustatööd ja uurinud nagu sellist ühiskonnast endast, mis see põhjus võib olla, siis see suurem tõus nii ka Soome turul muideks, mitte ainult Eestis, on hakanud pihta peale laiaulatuslikku sõda Ukrainas, piiride sulgemine ja siin ei ole midagi teha, mängib rolli see tõsiasi, et Põhjamaad ja Eesti olid, ütleme, kujunesid viimastel aastakümnetel suuresti ka, kui me mäletame neid suuri Krimmi-asju, kus olid nii-öelda need suured hammasrattad, mis olid kokaiini täis või mingid muud kogused, mis läksid, võeti kuskil sadamas juhuslikult konteineriga, sattusid Eestisse, need kõik olid mõeldud Venemaa turule. Nüüd on need piirid suhteliselt kinni läinud, Soome piir on täitsa kinni, meie piir on pool kinni, eks ju, ja nii edasi, aga need kanalid on alles. Nii et need samad kurjategijad, kes ei taha seda turgu ära anda, ega nad näevad seda, et nende ligipääs Vene turule siit kaudu ei ole nii lihtne enam, siis nad paiskavad selle Eestis turule, võib-olla lepivad mingisuguse kahjuga, aga turg on olemas. Ja me näemegi selle viimase 2-3 aasta jooksul siis sama narkoarvude surmade või ütleme siis kokaiini turu laienemist, aga paar sõna veel sellest samas sünteetilist opioididest, sest siin juba tegelikult 10 aastat tagasi, kui Eesti seisis silmitsi, eks ju, selle väga suure surmade arvuga, ma olen selles saates ka rääkinud, et kui me tookord siseministrina külastasin oma kolleegias Ameerikas ja põhjus on sünteetiliste narkootikumide puhul on ju terve kuritegeliku maailma muutus. Kui klassikalised narkootikumid, samad kokaiinid isegi, eks ju, või see sama kanep, mis iganes, nende taga on grupeeringud, kes liigutavad. Sünteetiline opioid, see on 1-2 inimest, need samad vennad Kärbergid, eks ju, sama Varabei ja Ameerikas täpselt samuti on see Darknet, on see postiteenus, mida kasutatakse laiali saatmiseks. Need on uued trendid, millel me seisame vastu ja need on väljakutseks Eesti politseile, aga jah, kokaiini puhul tuleb arvestada globaalset olukorda. No aga siit loogiline küsimus, Raigo, kelle käes on Eestis täna narkoturg, on need kohalikud tegijad? Kohalikud tegijad, kellel on väga hea rahvusvaheline võrgustik, et mis selles alata, me ka oma menetlustes näeme, et kui on natukenegi kõrgema taseme, siis kurjategija, narkokurjategija, et neil on siin aastate ja aastakümnetega tekkinud märkimisväärne rahvusvaheline võrgustik siin naaberriikidega, räägime Läti, Leedu, Soomest, aga ka siis Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Euroopaga ja isegi siis ka Lõuna-Ameerikaga. Teeme siin ühe väikese pausi ja siis oleme peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanik Karel Reisenbuk, samuti meie Krimiraadio ekspert Andres Anvelt ja oleme narkootikumidest rääkimas ja seda riigiprokuröri Raigo Aasaga, kes just narko- ja organiseeritud kuritegevusega tegelebki ja juttu alustasime sellest, et riik tahab narkoseaduseid muuta, aga kuidagi jõudsime ikkagi sellise praeguse Eesti narkoturu olukorrani. Sa, Raigo, mainisid, et Lätit ja kuskil olete te öelnud, et 99% näiteks sünteetilistest opioididest tuleb just Lätist. Miks just sealt, on sellele mingisugune selgitus olemas? Jah, et see on huvitav siis selline muutus, mis siin viimase, 5 aastaga on toimunud, et
kõikides oma kriminaalasjades, mis on natukenegi suuremate koguste sünteetiliste opioididega seotud, oleme me siis tuvastanud, et need on pärit siis Läti Vabariigist, kas siis sealsed kullerid on selle Eestisse saatnud, Eesti kurjategijad on Lätis järgi käinud ja me näemegi, et need kesktaseme kurjategijad, kes siin Eestis on, et neil on head kontaktid Lätis ja Lätist nad neid saavad. Miks Läti? Et ega see sünteetiliste opioidi probleem ei ole ainult nagu Eesti oma, et on ikkagi natuke erandlik, aga kui me vaatame Euroopat, siis on see Baltikum, Eesti, Läti, Leedu, kus on see sünteetilise opioidi probleem ja Lätis teda samamoodi siis kuritegelikul turul müüakse ja Eesti kurjategijad, juhin siin tähelepanu sellele, et valdavalt on sünteetiliste opioididega seotud kurjategijad ikkagi vene keelt kõnelevad, ehk siis on ka väga lihtne see keeleeelis ja see suhtluse loomine lätlastega ja seetõttu need sealt Lätis ka tuuakse. Ja ma ühe väikse remargi, eks narkoturg on ju, ta on kriminaalne, aga ta on ikka turg ja me peame arvestama sellega, et Eestis kahjuks on päris tugev, ütleme siis ajalooline selline sünteetiliste opioidide minevik ja need, kes jäid fentanylist ilma ja vahepeal olid siin mingite muude ainete peal, siis võtavad selle lihtsalt vastu, turg on turg, nii et meil on see turg kahjuks sisse söödetud, nii ta on. Nojah, ja see tegelikult tähendab ju ka seda, et me võime siin Eestis ütleme neid seaduseid muuta ja siin ju võidelda, aga ilma selleta, et ka meie naabrid kuidagi appi tuleks, me vist ei saa. Nimelt mul tuleb meelde, et homme vist lausa on ka siseministrite kohtumine Valgas, siis Läti ja Eesti siseministrite kohtumine, kus siis narkokuritegevuse vastast võitlust arutatakse. Kui palju sa, Raigo, Läti narkopoliitikast tead, kas seal on midagi kuidagi, mida peaks järgi aitama, et me oleksime koos tõhusamad? Viimaste aastatega meil siis nii prokuratuuris, aga ka politsei poolelt on märgatavalt kasvanud siis rahvusvaheline koostöö just narkokuritegevuse osas ja seetõttu on ka võrdlemis hea ülevaade nende sellest karistuspoliitikast ja tegelikkuses see karistuspoliitika, ka praktika on võrdlemis sarnane Eestile, et seal on karmid karistused narkokuritegude eest, Lätis on isegi seniajani karistatav ka tarvitamine, narkootiste ainete tarvitamine meil ammu enam ei ole kriminaliseeritud. Võib-olla on seal see väljakutse varasemalt olnud selles, et mis on siis laiemalt see kriminaalpoliitika suunad ja eesmärgid, et kui meil juba möödunud kümnendi keskpaigas siis Laulasmaa deklaratsiooniga, kus pandi paika kriminaalpoliitika prioriteedid, siis üheks prioriteediks oli võitlus tugevatoimeliste uimastitega, eks see on laiemalt meie riiklik prioriteet olnud juba väga pikalt, et me võitleme selle fentanüüli või sünteetiliste opioidide vastu ja ka nüüd Läti, vähemalt nende kolleegide, kellega ma suhtlen, ma näen, et nad on teadvustanud, et need sünteetilised opioidid on neil tegelikult väga suureks probleemiks ja võib-olla 5 aastat tagasi nad seda selliselt ei tajunud. Ma siin täiendan oma poliitiliselt minevikust, kui umbes 10 aastat tagasi toimusid meil analoogilised kohtumised Balti siseministritega, Läti ja Leedu siseministritega, kes ma mäletan kahjuks tolkord nende suhtumist, kui meie rääkisime oma metsikutest arvudest, mis olid sinna 170 narkosurmani aastas välja tegelikult, siis nemad rääkisid sünteetiliste opioidide puhul peaaegu 0 tasemest ja põhjuseks oli nagu pärast, õhtusel ajal nagu saunavestlusel öeldi, et näiteks nii see, kuidas nad statistiliselt registreerivad üledooside juhtumeid ja käsitlevad neid, tekitas neile sellise, nagu ma ütlen, roosa prillide efekti ja tulemus oli see, et nad nüüd on hakanud sellega rohkem tegelema sellel ajal, kui meie oleme pidanud kahjuks vastu võtma seda sünteetiliste opioide lainet juba 20 aastat varsti. Aga lähme hetkeks selle seaduse muudatuse juurde ka või vähemasti selle väljatöötamiskavatsuse juurde, siis see keskne idee on ikkagi seda sõltlasti edasimüüjat eristada.
ma ei tea, kui lihtne või keeruline prokuratuuril täna praktikas seda kuidagi piiri tõendada on, mis te näete? No praktikas ma ütlen selle kohe ära, et ei prokuratuuri ega ka siis politsei eesmärk ei ole nii-öelda läbi kriminaalmenetluse tegeleda sõltlastega. Ehk üldjuhul need, kelle suhtes me siis oma töid ja tegemisi planeerime kriminaalmenetlustes, nende osas on meil teave, et tegemist on nii-öelda edasimüüjate, turustajate, tootjatega, kes saavad ka varalist kasu ja tõepoolest on mõned üksikud juhtumid, väga väike protsent, kus me nii-öelda näeme, et tegemist on pigem nagu sõltuvusprobleemiga ja nendel puhkudel on meil siis juba praegu olemas teatud meetmed, et me saame neid ka leebemalt kohelda. Mis nüüd siis käesolevast väljatöötamiskavatsusest nähtub, ongi see, et anda mõnevõrra rohkem paindlikkust või siis veelgi rohkem paindlikkust nende isikutega tegelemiseks, kellel on siis sõltuvusprobleem peamine, aga seal väljatöötamiskavatsuses on ka oluline osa sellest, et nii-öelda karmistada siis enim ohtlikke narkokurjategijaid, et meil on siin üks selline väike kitsaskoht seaduses on siis suure varalise kasu saamise eesmärgil tegutsevad narkokurjategijad, see 184 lõige 2 prim nii-öelda, mille siis kasutamise praktika on viimastel aastatel väga-väga napp, et üksikud asjad aastas, mis kohtusse lähevad selle süüdistusega ning seal on siis see mõttekoht, et kaotada ära see varalise kasu saamise eesmärk, ehk me peaksime tõendama vähemalt 40 000 siis tulu või kasu saamist ja lähtuda sellest, et kui palju doose see inimene käitles, mis tegelikult ongi nagu loomulik, et kuivõrd tegemist on rahvatervise vastase kuriteoga, et siis me peaksimegi hindama seda, et kui suures koguses või kui ohtlik see nii-öelda aine oli, mida inimene siis käitles. Miks ta varalist kasu nii keeruline tõendada on? Riigikohus tegi siin juba varsti 6 aastat tagasi, 2020 aasta kevadel ühe lahendi, kus ta siis nii-öelda täpsustas, et millised on need koosseisuelemendid ja seal siis toodi välja selle, et me ei saa enam lähtuda lihtsalt selle nii-öelda aine väärtusest, vaid me peame arvesse võtma ka selle aine nii-öelda soetamise kulu, selle võib-olla transpordiga seotud kulusi ja nii-öelda lähtuma sellest, et mis oleks siis piltlikult see tulu või puhas kasum, mis saaks selle aine nii-öelda müügist. Ja see on siis tinginud selle, et märgatavalt on langenud ka nende süüdistuste ja süüdimõistvate otsuste arv, mis on esitatud karistusseadustiku paragrahv 184 lõige 2 prim järgi. Kiirelt see lõppu küsin veel, et justiitsminister ütleb, et narkoallikad peavad saama karmilt karistatud. Mis teie kogemus ütleb, kas rangem karistus päriselt ka näiteks heidutab mingit organiseeritud kuritegevust? Organiseeritud kuritegevust ja ühendusi, jah, et seda me oleme näinud. Kui me räägime narkokuritegevusest, siis need, kes on juba aastakümneid tegutsenud, nende puhul me näeme, et ikka ja jälle nad jätkavad seda rada ja seal siis, ütlen ausalt, üheks ja ainsaks efektiivseks meetmeks ongi see, et kui nad saavad võimalikult range karistuse. Andres? Jaa, aga tuleb alati arvestada seda, narkokuritegevus kui väga loominguline konspiratiivne kuritegevus kasutabki ära seda momenti, et diilerid on tihtipeale ise sõltlased ja on nende, nagu öeldakse, võravanglas elu lõpuni, need, kes on suured tegijad ja sellepärast see sõltlane on igal juhul erinev sõltlane. Loodan, et seda kõike võetakse seda kava välja töötades arvesse. Riigiprokurör Raigo Aas, aitäh täna saatesse tulemast, sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Me täname kõiki külalisi, loomulikult meie kõiki toredaid kuulajaid. Saadet juhtis täna ajakirjanik Karel Reisenbuk, ekspertteadmistega aitas taas Andres Anvelt. Järgmise Krimiraadio toome Kuku raadio eetris taas teieni nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.